Stop rowing and prepare for the start. Ja muuseas väike teadaanne ka, et siin on ka vanemaid naisveterane, nii et see on selline miksitud sõit, küll aga eraldi arvestuses nad võistlevad. Sit ready. Attention. Ja start on antud. Täpsustan üle, et Liiga Pejakova Lätist on Masters 60 ja pluss klassis ja Tiina kapten võistleb vanuses 28–44 koos Taru Kaloniusega Soomest. Ja praegu Tiina kõige noorema sportlasena ongi seda sõitu võimsalt juba juhtima läinud. Tema konkurent Taru Kalonius kaotab juba 15 meetriga ja mulle tundub, et see vahe hakkab nüüd küll kärisema. Ja kui me vaatame teisi vanusegruppe, siis Vita Antone liigub oma tulise konkurendi Ulvi Lutoškini ees kerge edumaaga, aga nüüd Tiina kapten on tõesti Masters 28 klassis oma võimu näitamas. 7. rajal liikujana jääb tal läbida veel 500 meetrit, ehk siis pool võistlusmaast ja konkurent Taru Kalonius Soomest kaotab juba 33 meetriga, ehk siis lausa terve paat, vaba vett on seal nii-öelda virtuaalselt vahel. Vee peal oleks ka see juba märgatav edumaa ja nüüd peab küll piltlikult öeldes Tiina ümber minema, et Taru temast mööduda võiks. Aga vaadake keskmise vanuserühma naisveterane, sellepärast et elupõlised rivaalid Vita Antone ja Ulvi Lutoškin on üsna võrdsed ja kui Vita alustas võimsamalt ja oli Ulvist mõnevõrra distantsi algusosas eespool, siis nüüd on nad positsioonid vahetunud ja 4 meetrit on Vita Ulvile hetkel kaotamas, kui jäänud on 250 meetrit. Ja ka Tiina ja Taru vahe on püsinud, kuigi tegelikult Taru hakkab ikkagi lähemale nüüd võtma ja vaadake, ei ole veel midagi kindlat siin lõpus. Hetkel on Tiina edumaa oma konkurendi Taru ees 13 meetrit. Kas jõuab lõpujoon ennem kätte, kui midagi juhtub, kas positsioonid püsivad muutumatutena, seda näeme kohe. Igatahes Taru võtab väga võimsalt Tiinale järele ja nüüd publik on teie hetk. Elagem kaasa, sellepärast et pole veel selge, aga siiski Tiina kapten on nooremate naisveteranide võitja ajaga 3.34,4 ja Taru Kalonius Soomest on siis teine tulemuseks 3.34,1. Ja Ulvi Lutoškinile võib õnne soovida, sest tema on võitnud keskmise naisveteranide vanuseastme kuldmedali, tulemuseks 3.39,3. Vita Antone kaotab talle 0,9 sekundiga ja Vita siis Läti maasportlane. Ja siit veel viimased üle joone libisejad, kohe jõuab pärale Heli üle, seejärel juba ka kõige vanem osaleja täna siin Liiga Beljakova, kes on Läti päritolu. Master Women, Heli Eireväinen, Finland, kolmas koht, tulemusega 3.42,4. Heli, congratulations for the third place.
ja 45–59 vanuserühma parimad naisveteranid on siis teie ees ja Heli Eireväinen, 3. koht, aplaus Helile. 2. koht, silver medal, Vita Antone from Latvia, Vita Antone, hõbemedal, tulemusega 3:40,2 Alfal 2010. ja võidukas sõudeveteran on kuldmedal Ulvi Lutoškin sõude pealinnast. Pärnu on tema pärit ja sõitis aja välja 3:39,3. nii et Ulvi Lutoškin, palju õnne sulle, sina oled 2010. aasta Alfa staar. aitäh teile, meie parimad naisveteranid. siin veel auhinnad meie sponsorilt, osaühing Morakilt, kes on siis New Balance'i maaletooja Eestis ja ka Eesti Sõudeliidu partner. me läheme edasi võistlusklassiga naisveteranid 60 ja pluss. Master Women 60 years of age and plus. Please welcome to the podium gold medal Liiga Bejakova, Riia sõudeklubi. aplaus Liigale, tema on võitnud Masters vanema naisveteranide grupi kulla ja tulemuseks 4:25,1. Congratulations Liiga, see you next year hopefully. naisveteranid vanuses 28–44. me kutsume teie ette teise koha omaniku, kelleks on Taru Kalonius Soomest. Please welcome Master Women Taru Kalonius, silver medal from Finland, 3:34,1. ja suurim hea meel on kuulutada välja tänane Alfa 2010 kuldmedalist, kelleks on Tiina Kapten. Tiina Kapten sõitis ajaks välja 3:33,4. aplaus meie parimatele.